Tere, kenad kevadpäeva! Me oleme jälle meie VTV stuudios ja mina olen Oliver Laidro. See on ka kahjuks viimane saade enne remonti ning praegu aga tutvustame teile natuke teemasid. Kõigepealt vaatame natuke uudiseid. Räägime tarkade ja ilusate inimestega. Teeme intervjuud top mudeli inimestega. Vaatame, mis me Wiedemanni päevadel tegime. Loomulikult on meil ka Illiku minutid ning vestleme ka salapärase persooniga, kelle me saame hiljem teada. Aga meil on ka väga suur üllatus. Meil on täna siin toidunurk ning kohe vaatame, mis me seal tegime. Tere tüdrukud, millega te siin tegelete? Me valmistame singisalatit sinepikastmes ja magustaduks teeme tumeda šokolaadikreemi. Äkki te natuke räägiksite, miks te täna siin olete? Mida te tutvustate? Me siis tutvustame oma toiduringi. Meid juhendab tööõpetusõpetaja Janne Muuli ning me kutsume kõiki endaga ühinema. Millal see toiduring toimub? See toimub üle nädala esmaspäeviti peale tunde. Kas te valmistate iga kord väga maitsvaid toite? Ja me saame ise valida, mida me teeme. Ja siis need õpilased ise valivad endale toidud ja siis me pärast kõik koos maitseme neid. Väga hea. Natuke maitsen siit ka väikse tüki. Väga hea. Aitäh teile saatesse tulemast ning loodame, et saame väga varsti ka seda toitu maitsta aga praegu anname sõna uudiste toimetusele. Tervitused uudistestuudiost. Tere ka minu poolt. Nüüd tähtsamad uudised eelmisest veerandist. Sellel aastal tähistas meie kool vastlapäeva klasside vahelise jäähokiturniiriga. Põhikooli osas kuulus võistkonda 5 ja gümnaasiumis 6 õpilast. Need, kes võistkonda ei mahtunud, pidid minema matkama. Mängud pidid algama varakult. Põhikool kell 9 kooliväljakul ja gümnaasium kell 10 viidi jääl. Kahjuks kõik ei sujunud plaanipäraselt, sest viik oli öö jooksul täistuisanud ja keset platsi jooksis suur pragu, mis oleks võinud mängijatele ohtlikuks saada. Samuti oli kogu puhastustehnika linna koristamas. Seega toimusid kõik mängud HVG platsil. Pettunud olekuga gümnasistid pidid ootama mängude algust mitu tundi. Lisaks sellele muutus jääkvaliteet tundidega ikka viletsamaks ning gümnaasiumi osa mängude alguseks oli ka sulailm teinud oma töö. Pärast 5. mängu tekkis jäässe esimesed asfaldiaugud. Sellele vaatamata sai kõik mängud peetud ja kooli paremad hokimeeskonnad välja selgitatud. Põhikooli osas oli võitjaks 9B, teise koha sai 9A ja kolmandaks sai 8A. Gümnaasiumi parim oli pikkade hokitraditsioonidega 11M, teise koha sai 10M ning kolmandaks 12M. Vaatamata ilmataadi isekusele valitses hokiplatsil ja selle ääres terve päev lõbus õhkkond ja tore seltskond. Lõunapaiku sai süüa ka hernasuppi ja vastlakukleid. 21. veebruaril toimus Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi aulas 13. korda Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus Heino Noore stipendiumile. Sel aastal oli kokku 9 osalejat, kõigist gümnaasiumi klassidest välja arvatud 12. M-ist. Erandlik oli selle aasta kõnekonkurss selle poolest, et tänu kõnede väga heale tasemele said pärjatud kõik osalejad. Uuendusena valiti ka publiku lemmik. Osalejatel oli välja pakutud 11 teemat, millest valituks osutusid 4. Kõige populaarsem teema oli Minu Eesti. Žürii andis välja 3 peapreemiat kõige parematele kõnedele. Selle said Kristina Naudi, Hanna-Liina Klaus, Merilin Poteropkin. Kõik võidukõned olid teemal Minu Eesti. Publiku eripreemia kuulus konkurentsitult Gert Kaustelile. Tema kõne oli teemal Meist igaühest sõltub Eesti püsimine. Rutt Olenko kõne teemal Inimesed teavad tänapäeval kõige hinda, aga mitte millegi väärtust, sai emotsionaalsuse eripreemia. Keter Säär teenis sisukuse eripreemia kõnega, mis paneb mind Eestisse jääma, tagasi tulema. Liis Paestele kuulus realismi eripreemia kõne eest Minu Eesti. Keidi Jõeleht pälvis kõnega Inimesed teavad tänapäeval kõige hinda, aga mitte millegi väärtust, retoorika eripreemia. Merilin Serg sai aktuaalsuse eripreemia kõnega Minu Eesti. Kõik osalejad said Heino Noore stipendiumi. Osa kõnelejast esitas oma kõne vabariigi aastapäeva aktusel ja Hanna-Liina Klaus esines oma kõnega 24. veebruaril Jaani kirikus pidulikul kontsert jumalateenistusel.
Ja nüüd lähemalt olümpiaadidest. Ajaloo piirkondlikul olümpiaadil sai 7. klasside seas esimese koha Teet Saar ja 3. koha Hans-Joosep Jõgisalu. 9. klasside seas sai teise koha Anett Cassandra Tanneberg. Teemaga maailm 20. sajandi alguses sai esimese koha Harri Puskar, kes on kutsutud ka lõppvooru. Emakeele piirkondlikul olümpiaadil saavutas 7. klasside seas esimese koha Kaisa-Maria Sipelgas ja teise koha Renate Heinsalu. 8. klasside seas oli edukas Kertu Ilves, kes sai teise koha, 9. klasside seas Tiina Lõhmus, kes sai 3. koha. 11. klasside seas saavutas 3. koha Keidi Jõeleht ja 12. klasside seas 3. koha Leelia Reer. Keemia piirkondlikul olümpiaadil oli ainuke edukas see aasta Aleksander Viiret, kes saavutas 8. klasside seas esimese koha. Geograafia piirkondlikul olümpiaadil sai 7. klasside seas esimese koha Teet Saar ja esimest ja teist kohta ja jagama 8. klasside seas Aleksander Viiret. 9. klasside seas jagas Aleks Korolenko 3. ja 4. kohta. Matemaatika piirkondlikul olümpiaadil saavutas 3. koha 7. klasside seas Teet Saar. Ja nüüd teaduskoolist. Meie koolist osalevad mitmed õpilased Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel. Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on anda üldhariduskoolide õpilaste võimalus võimete ja huvikohase süvendatud aineõpetuse saamiseks valikainete kursuste abil. Õpilastel on võimalus valida kursusi vastavalt oma soovile ja nendel osalemiseks registreeruda. Soovitame registreeruda neil õpilastel, kes soovid õppida süvendatud oma lemmikainet või valmistuda olümpiaadideks. Õppetee toimub enamasti kaugõppe vormis. Kas siis postiteel või veebipõhiselt. Meie koolis toimuvad ka füüsika ja keemiaõpikojad, kus võtavad osa mitmed meie kooli targemad ja ilusamad inimesed. Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm on Eesti Füüsikaseltsi, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogia teaduskonna, Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi ja Tartu Ülikooli teaduskooli arendatav programm. Juhendajateks on Tartu Ülikooli loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Õpikojad toimuvad kord kuus 4-tunniste sessioonidena, eelnevalt kokku lepitud aegadel ja nii 8 korda. Eksperimendivahendite komplektid tuuakse igakordselt kooli kohale ning on arvestatud 15-liikmelisele grupile. Õpikodaga programmis osalemine on nii koolide ja ka õpilastele tasuta. Ja nüüd mälumängust. Esimesel mälumängusarja mängul, mis toimus 11. novembril 2011. aastal, saavutasid põhikooli osas teise koha 7. B ja 3. koha 8. A klassi võistkond. Gümnaasiumi osas saavutasid esimese koha 12. klassi segavõistkond ja 3. koha 10. M-klassi võistkond. Teisel mängul ja 7. B-klass jagama esimest ja teist kohta ja 8. B-klass 3. ja 4. kohta. 3. mängul oli jälle edukas 7. B-klass, kes saavutas teise koha ja gümnasistide seas saavutas 12. klassi segavõistkond teise koha. 4. mängul sai põhikooli osas 8. A-klassi võistkond teise koha ja gümnaasiumi osas saavutas 10. M-klass 3. koha. Mängude kokkuvõttes asub põhikooli osas 7. B-klass teisel kohal ja gümnaasiumi osas asub 12. klassi segavõistkond samuti teisel kohal. 23. veebruaril toimus meie koolis Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus. Esines ka meie kooli andekatest muusikutest kokku pandud HVG boybänd, kes jätsid oma esinemisega õpilastele väga positiivse mulje. Aktusel jagati välja ka auhinnad kõnevõistlustel osalejatele, kellest parimad said ka oma kõne ette lugeda. 24. veebruaril toimus Jaani kirikus pidulik kontsert Jumalateenistus, kus tervituskõnega esines Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid. Kontsertosa koosnes aga täies mahus Haapsalu Viidemäe gümnaasiumi õpilaste esinemistest. Kirikus esitas isamailise kõne Hanna-Riina Klaus. Kontserti emotsionaalse poole eest hoolises jällegi meie boybänd Kadri Kellneri juhendusel ja neile lisaks Hanna Sein viiulil ja Brita Solt flöödil. Ja nüüd on stuudios meie kooli direktoris Leini Vahtras, kes räägib huvi pakkuval teemal kooli kolimine. Haapsalu koolivõrgu muutustega seoses tekib Haapsalu riigigümnaasium. Uue kooli ehk riigigümnaasiumi moodustamise dokumendid on haridusministeeriumi poolt kokku kirjutatud ja märtsikuus on need ministeeriumi sisesel kooskõlastusringil. Siis läheb veel haridusministeeriumist välja
Rahandusministeeriumisse ja Läänemaa valitsusse kooskõlastamisele ja siis alles ministri lauale. Kujutan ette, et aprilli alguses hiljemalt keskpaigaks võiks saada riigikool moodustatud. Kõik sõltub, kui kiiresti kooskõlastused saadakse. Kolimisest. Esialgse plaani kohaselt pidime Haapsalu gümnaasiumi majja kolima märtsi vaheajal. HVG hoone projekteerimine venis ja seetõttu viibib ka kolimine. Koole ei kolita kokku enne, kui selleks on vajadus. See tähendab, hakkab Viidemanni tänava koolimaja ehitus. Riigis kinnisvara projektijuht Taavi Aare teatab meile, kui riigihange on välja kuulutatud ja siis kulub minimaalselt 2 kuud ehituse alguseni. Lisaks peab riigi kinnisvara meid 6 aega enne maja ülevõtmist ehk tühjendamist teavitama. Hetkeseisu järgi tõenäoliselt mai keskel tuleb kolida. Sinnamaani õpime oma majas rahulikult edasi. Sügisel on ikka veel meie oma kool alles, küll teistes ruumides. Riigigümnaasium alustab Haapsalus tööd 2013 aasta sügisel. Täna algab uus ja viimane kooliveerand sel aastal. Tublit ja ilusat pingutust sulle ja kaunist kevade algust. Tänane teema on siis targad ja ilusad. Meil on siin stuudiosse tulnud hästi palju inimesi, kes tegelevad siis põhitööga ehk õppimisega, milles kool siis seisnebki. Ja nad on teinud siis ekstra tööd, et saada oma tulevikule jalad alla ning kohe me lähme räägime nendega. Nii, siin on meil siis olümpiaadivõitjad. Meil on nüüd väiksed küsimused teile. Rääkige, mis aines te võtsite osa ja mis koha te saite? Harri. Mina võtsin osa ajaloo-olümpiaadis ja sain maakonnas esimese koha 100 punktist 79. Tubli. Järgmine. Mina võtsin osa emakeele olümpiaadist ja sain 3. koha. Nii, mina võtsin osa ka emakeele olümpiaadist ja sain 3. koha. Siis ma võtsin osa veel ajaloo olümpiaadist ja jõudsin esimese 6 sekka maakonnavoorus. Ma olen Aleks ja ma võtsin osa geograafia olümpiaadist, sain maakonnas 3. 4. koha. Võtsin osa ka ajaloo olümpiaadist, seal nii head kohta ei tulnud. Olen Kertu ja võtsin osa emakeele olümpiaadist ja sain maakonnas 2. koha. Olen Sass ja võtsin osa igast olümpiaadist, mis võimalik. Ja jagasin esimest 2 kohta geograafia olümpiaadil, võitsin bioloogia ja keemia. Ehk soovib keegi rääkida, et kuidas te valmistusite olümpiaadiks ja kui kaua? Harri, ikka soovib rääkida. Kui osalega me eriti ei valmistunudki, ei olnud eriti tahtmist aga see ettevalmistus, mis ma tegin, oli äärmiselt nagu selline sügav, et näiteks ma õppisin mingisuguseid lahingute käike ja kui ma olümpiaadi kätte sain, siis ma olin üsna pettunud, sellepärast et see olümpiaad oli palju kergem, et ma oleksin pidanud eelmisel õhtul ühe 90ndate alguses välja antud õpiku läbi lugema, siis ma oleksin selle tee saanud ilma eelneva ettevalmistuseta ära teha. Aitäh! Järgmine, keegi soovib rääkida? Sass, ikka soovib. Ma puhkasin. Iga reede, peaaegu, võtsin vabaks, olin kodus. Puhkasin. Keegi veel soovib sõna? Et ajaloo olümpiaadiks ma siis valmistasin 2 nädalat järjest. Lihtsalt istusin ja tuupisin. Aga edu ma ei saavutanud, muidugi lootsin esimese 3 sekka saabuda, aga ei, sinna ma ei linnanud. Ja Eesti kooli olümpiaadiks ma ei valmistunudki. See tuli lihtsalt nagu pead tulema. Miks te võtate olümpiaadidest osa ja mis see teile annab? Võtsin osa, sest õpetaja palus ja see andis mulle uusi teadmisi. Võtan igal aastal osa emakeele olümpiaadist, et võrrelda ennast teiste maakonna võistlejatega, emakeele oskajatega. Et minu jaoks see näitab, kui hea ma olen. Kas teie tulevik ja karjäär on kuidagi selle ainega seotud, millest te osa võtsite?
tegelikult eriti ei ole. Aga eesmärk on äärmiselt praktiline, et ma saaksin ülikooli sisse, on mul vaja jõuda üleriiklikult esimesse 5 sekka. Jaa. Miks mina olümpiaadile läksin, oli see, et ma tahtsin ka endale ülikooli nii-öelda tasuta pileti tagada. Ja see ongi vist kõik, miks see põhjus oli. Ja kuidas see mind tulevikuga seostab, on see, et kuna ma väga huvitun ajaloost ja olen alati huvitunud sellest, kuidas inimesed ennast vanasti tundsid, kuidas nende hingeelu oli võrreldes tänapäeva inimeste omaga, siis ma tahaksin ajalooõpetajaks minna õppima. Ning Sass, sa alustasid keemia õppimist alles see õppeaasta. Kas sa näed ennast tulevikus keemikuna? Ei, ma ei näe ennast keemikuna, aga kõik on võimalik. Sest ma ikkagi huvitun sellest, aga ma ei ole kindel, kas ma tahan sellega kogu oma elu tegeleda. Ning nüüd ka väike lõppküsimus teile kõigile. Kas te soovitate tulevikus teistel ka sellest olümpiaadist osa võtta, millest te võtsite osa või üldiselt üldse? Pigem ainult siis, kui sul on kindel eesmärk selle tulemusega nagu kuhugi jõuda niisama selle jaoks, kui sa tahad lihtsalt head hinnet tunnist saada, on minu jaoks pisut mõtetu. Okei, et kui sul on piisavalt aega, et nii-öelda tuupida, pähe õppida ja sa oled valmis sellele oma aega panustama ja pühenduma ennast sellele, siis sul on mõtet minna, siis sul läheb hästi. Et tegelikult mina arvan, et olümpiaadil peaksid minema siis, kui sa oskad neid asju nii, et sa ei pea eriti tuupima. Sest muidu on kole palju tuupimist. Suur tänu teile siin osalemast ja head edu teile! Ning nüüd on siin meil teises nurgas teaduskoolist osavõtjad. Ning teile on esimene küsimus. Mis asi on teaduskool? Teaduskool on võimalik teenida ülikooli punkte, kui sa õpid ja lahendad kodus ülesandeid. Ahaa, väga tore. Mida te teete seal täpsemalt? Meie oleme matemaatikateaduskoolis ja meie lahendame seal ülesanded ja siis saadame teaduskooli ja siis meile saadetakse tagasi need paranduste ja vastustega. Kuidas te sinna sattusite ja kes seal üldse osaleda võivad? Seal võivad osaleda kõik õpilased, kes tahavad osa võtta. Mina sattusin sinna sedasi, et ema kirjutas. Õigem ta sundis. Kas need ülesanded, mida te lahendate, kas need on kuidagi teistsugused, raskemad võrreldes sellega, mis tavaliselt on? On küll raskemad, et kõiki neid teemasi koolis ei võetagi. Tore. Aga väga head edu teile osalemas seal ning loodan, et kõik läheb hästi. Ja järgmises nurgas on meil füüsika ja keemia õpikodade esindajad. Ning esimene küsimus oleks, mis see õpikoda endast kujutab? Õpikoda on siis selline koht, kus me käime kord kuus 4 tundi, siis saame kuskil klassis kokku ja lahendame seal ülesandeid füüsikas siis nii praktilisi kui ka teoreetilisi. Ma tean, Andres, et sa käid füüsikaõpikojas, aga kas keegi käib siin ka keemiaõpikodas? Ja me käime keemiaõpikojas ja keemiaõpikoda on täpselt samamoodi 1 korra kuus 4 tundi ning keemias me tavaliselt lahendame praktilisi ülesandeid, mida me siis tunnis ei lahenda. Kas see koht on ka huvitav, kus te käite? Kas teete mingeid huvitavaid katseid või toimub seal midagi lahedat? Füüsikaõpikojas teeme päris palju praktilisi katseid ja vahel on nad päris šokeerivad mõnele inimesele, eriti siis, kui inimkehast läbi lasta näiteks 8 kilovolti. Kipub mõne inimese isegi põlvist nõrgaks võtma. Keemias on ka hästi palju praktilisi ülesandeid. Näiteks me siin arutasime välja C-vitamiini kontsentraadi. Apelsinimahlase ja kleevimahlase. Kas sa tahad füüsikuks või keemikuks saada? Miks?
ei, ma ei taha, mind lihtsalt huvitab see asi väga ja sellest ma käingi seal. Ei otseselt mingit soovi ei ole saada, aga mind samamoodi väga huvitab. Kas te karjäär on kuidagi selle õppeainega seotud? Jah, et mu plaan ongi järgmine aasta Tartusse füüsikat õppima minna. On küll, ma tahan ise arstiks õppida, siis on keemia mängib väga suurt rolli. Ma ei usu, et ma näen ennast nagu keemikuna või midagi seoses keemiaga, aga jah, mulle väga meeldib keemia iseenesest. Tänan teid nende ilusate vastuste eest ning ehk räägite lõpetuseks endast. Kes te olete? Olen Mikk 12. klassist. Kritempe, 10. Tauri, 10. sem. Ma olen Andres ja käin 12. sem klassis. Olen Rain ja käin 12. klassis. Olen Kertu ja käin 9. A-s. Olen Karina ja käin samuti 9. A-s. Oleme siin meie kooli mälumänguritega. Mina, Harri, Daniel. Ning küsime endalt paar küsimust. Kuidas me sellel aastal kooli mälumänguritel läinud on? Tavapäraselt, et oleme ikkagi maakondlikult seal esikolmikus. Seekord gümnaasiumi osas vist meie koolile esikohta ei tule, aga esikolmikus on suured šansid jääda. Kuidas me selleks valmistume? Koos või eraldi? Mina näiteks eriti valmistugi. Mina lähen tavaliselt enne olümpiaadi kas kalale või metsa ja see lööb pea puhtaks korralik. Kas meil on teemad kuidagi ära jaotatud ka? Ütleme, et kui me nagu valmistumise mõttes mõtleme, et siis meil nagu ei ole, sest et kui ausalt praktiliselt valmistumist ei olegi, aga siseselt neid teemasid natuke on, et näiteks mina olen selline pigem ajalugu ja poliitika, Oliver on tegelemas sellise tehnika poolega ja Danielil on loodusteema. Heleen on kunst ja kultuur. Nii. Kas selleks, et saada heaks mälumänguriks, piisab vaid väga heast mälust? Ei piisa, selleks peab selle ala vastu lihtsalt huvi olema, milles sa tegeled ja siis jääb kõik iseenesest meelde. Mis see inimesele annab, kui palju ta asju mäletab? Näiteks, kui sa osaled kusagil mingisugustel, tegeled mingisuguse valdkonnaga ja siis sa tead, kuidas asjad toimivad, et siis sa saad neid fakte kasutada ja see silmaring on see põhiline asi. Väga tore. Tere! Oleme tagasi siin stuudios meie supermudelitega ning küsime neilt paar küsimust. Esiteks, Kaspar, mis sa arvad, mis oli otsustav põhjus, mis sulle võidu tõi? No mõeldes sellele, minu pikkus on vist kõige suurem, et ma passin vist ikka kõige paremini välja. Ja ma arvan, et mu ilusad juuksed, sest neil on kogu aeg nagu püsti, nagu igat moodi. Hommikul lähen magama, ma ei pea ise juuksed sättima, kui ise eneses juba juuksed niivõrd püsti, nagu kohe näen, ma olen toppmudel. Kas see on ainuke edu saladus sulle? Jah. Okei. Anita, kuidas teie proovid välja nägid? Kas juhtus midagi meeli ülendavat? No, meie proovid olid päris pikad ja väsitavad. Et kui kõik proovi alguses olid ekstaasis ja hüppasid ringi, siis lõpuks me lihtsalt vedelesime lava äärel ja vihkasime kõiki. Aga eks ikka juhtus, näiteks peaproovis kukkus Kristel lavalt alla ja Kaspar pillas Kristelit mitu korda maha. Nii et ma arvan, et Kristeliga juhtus kõige rohkem. Okei. Rutt, kuidas sa tulid mõttele teha just selline vaimustav kostüüm? Lihtne. See ei võtnud raha. See oli lihtne. Efektne. Lihtne. See ei võtnud raha, see oli lihtne. Ja mul oli kodus liimipistol. Ma sain seda kasutada lõpuks.
Sandra, mis sulle kõige rohkem meeldis kogu ettevalmistuse, ürituse ja selle järgnevaga seoses? Kõige rohkem meeldisid mulle pikad proovid, mille tõttu jäi mul õppimata kõik kontrolltööd. Sorry, Baumann. Ja mis mulle veel meeldis, et mul oli alati kõht tühi ja siis ma olin hästi närviline. Ja siis ma läksin koju ja ma sõin täpselt topelt selle osa tagasi, mis ma vahepeal neljasin. See oli kõige toredam. Sander Siim. Kuuldavasti meeldis õhtujuhile sulle Siim Sander öelda. Kuidas suhtud sellesse? Mis emotsioone see on normaalne veel. Siis kui teised sõnad ka veel lähevad segamini, siis see on nagu... Siim Sander mulle öeldakse vahepeal kogu aeg, aga... Vahepeal kogu aeg. No, mina ei saa aru, mismoodi 2 nime ja mismoodi need sassi päevad, ma ei tea. Osad ütlevad mulle esimese nime, teise ja siis... Ma ei tea, mul on ükskõik, mulle sobib aru saada vähemalt. Õnneks ei ole teist sama nimelist nii. Jah. Kaspar, auhinnaks saite Rootsi kruiisi. Kas saite oma modellisaates õpitud ka välismaal praktiseerida? Otse loomulikult, mis sa naerad, jumal tõsi värk. See oli, käisime mööda Rootsi. Täpsemalt Stockholm, laeval ka või? Laeval ka. Jah, me tantsisime seal meie lemmiktantse, need ühistantsud, mis me tegime seal. Siis ühel hetkel see esilaulja, kes seal lava peal oli, see tuli ka mikrofoniga, tantsis koos meiega, samal ajal laulis. Siis õpetas meile seda tantsu YMCA. Kus ma olin? Mina just istusin ja midagi jõin koos teistega, kui te seal tantsisite. Vahla jõin. Mida sa mõtled? Vahla. Apelsini. Vabandust. Aeg on läbi. Järgmine. Anita, milline oli su lemmikvoor ürituse ajal? Siis kui ma riide vahetame. Ei, ma arvan, et mu lemmikvoor oli see kõige esimene voor paberriietest, sest meil oli nii ilus laul taustaks, et me siiamaani vahel natuke kuulan seda. Me laulsime Rootsis ka seda. Rutt, Jaa. kuuldavasti olid teil üliägedad juhendajad. Äkki räägid täpsemalt? No meil olid Annika ja siis meil oli Triin ja meil oli Mairi ja siis... Kirsi oli koristaja. Ja Kirsi oli meil lavakoristaja ja lõpuks tuli ka Kadi Kaja meile lavakoristajaks, et nad olid hästi, kohe läksid siukest uhkust täis, et tõusid ära ka, ma arvan, et te olete kooli peal tundnud seda juba, et nad meie mudelitega koos olid, aga meil olid tõesti vinged juhendajad ja aga Mairi ei ole siiamaani kahjuks õppinud, et ta võiks mikrit kasutada proovis ja kui ta karjub või nagu soovib meile midagi öelda, et ta kogu aeg hüüab oma hääle ära, aga lõpuks vist kasutas mikrit ka. Tuletasime meelt. No siis, kui ta hääl juba ära. Lava tagant alati karjusime, et võta mikker. Aga ei, noh, Tiit Maivel oli ka tore. Anti. Naljavend. Vahur. No näed, see on nii palju, jah. Harri. Päris. Sandra, sina, kes sa igapäevaselt tantsuga ei tegele, kuidas oli liigutuste meelde jätmisega? Mis mõttes ei tegele? Ei tea, mis ma kodus teen. Ei, aga ma arvan, et minul oli kõige raskem, sellepärast, et ma tegelesin samal ajal teiste asjadega, kui ma tantsu õppisime. Näiteks? Ma sõin vahepeal. Ja et siis ma läksin alati taha ritta, et keegi ei näeks mind, kui valesti läheb, et ma püüdsin teisi esile sättida, et teised paistaksid rohkem meil. Nii inimene. Mis võsist? Ja kõvasti tuli rääkida. Ei, mul tulid hästi välja tantsusammud. Kätekõvertused ka. Kätekõvertused. Kõva treening oli. Sander Siim, üllatusvoorus valisid oma üheks riietusesemiseks punase helkivatest glitritest glamuurse seelitu. Millest selline huvitav valik? Siis mulle sobib punane, vaata nii räägitest. Ei, tegelikult jah. See oli esimene asi, kui ma sinna klassi läksin, siis keegi oli pannud mütsid ja sallid ja aksessuaarid ette kohe. Aga tegelikult mida asju vaja oli riideid ja need tagapool, siis ma ei jõudnud sinna. See esimene asi, mis ma näitsin, oli punane kõik. See oli aksessuaar või?
no enam-vähem ikka, vaata kui väike see oli. Sellega läks. Ja siis, kuna meil see nii-öelda rutiin või see asi, mis me nagu laval tegime, oli enne paika pandud, siis alles siis, kui me nagu jõudsime lava taha, ma mõistsin, et ma pean Anita tegelikult selga võtma endale selle kleidiga, et siis läks nagu jah, jamaks natukene, aga välja tuli nii. Saime hakkama. Saime hakkama, jah. Üritus oli väga tore. Lõpetuseks tehke kõik oma parimat modelli nägu. Sina ka. Ei, mina ei. Ja sina ka. Küsimus sinule, et kuidas tundsid ennast pärast seda, kui sind publiku lemmikpoisiks siis hääletati? Päris lahe. Mulle meeldis. Väga sisukas. Ma usun, et Anital oli ka väga lahe olla. Väga lahe. Nii. 3, 2, 1. Üks on aeg. Täname, et saatesse tulite. Väga tore oli. Jüle lahe. Ellendi, ma arvasin nõnda, et meri on alati sinine ja et varjatud kullatäri täis viimne unime. Et meres sõites tuleb julgelt tuuli trotsida ja vabadust võites tuleb ilmast imesid otsida. Saada saarlele, Sõrvemaale õlle, näide põldullele, põnevasse õlle, näide põldullele, põnevasse õlle, näide kurdõllele, närtsvasse õlle. I needed somewhere to hang my head without your blue. You gave me something that I didn't have, but I know you. You were a bad star, but I want to take you to anywhere. And maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere or any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Mis teile vaja, sööna võina õpetaja. Olen teie saamiskaja, vaadajate meile maja, mida ei ole vaja. Latti alla meil lase. Tere jälle, oleme siin stuudios Ingrid Laasiga. Tere! Tere! Ja küsime paar küsimust, et seletame ta elu lahti nüüd. Rääkige palun, kuidas te sattusite HVG-sse tööle? No, mina tegelikult sattusin tööle Haapsalu 8-klassilisse kooli, mis oli siis HVG eelkäija. Ja täpsemalt 1982. aastal vajas Haapsalu 8-klassiline kool kooli raamatukokku toonase raamatukogu töötaja dekreedi asenduseks inimest. Et juhtus aga nii traagiline lugu, et see inimene sattus mõrvaohvriks, siis olude sunnil ma jäingi 8-klassilisse kooli, millest tänaseks on HVG saanud. Väga tore. Et näeme teid nii õppetunnis kui ka raamatukogus toimetamas. Milline töö on südamelähedasem? Südamelähedased on mõlemad tööd. Ja nad on nii tihedasti teineteisega põimunud, et üks ilma teiseta oleks päris keeruline. Kui sa aga küsid, kumb on südamelähedasem, siis üllatus, õpetaja töö. Ja miks? Vastus lihtne. Mulle meeldib noorte inimeste keskel olla,
koos nendega hingata, nende nalju ja särasilmi ja omakasupüüdlikku leidlikkust kogeda, sest eks iga õpetaja pannakse ilmselt omamoodi proovile. Nii et minu jaoks on noor inimene selline energiapomm, laeb mind positiivse energiaga ja ma armastan noori inimesi. Millised on teie mälestused esimestest õppetundidest? Kuna ma tulin nagu puhas leht kooli ellu ja ma ei tulnud ka tegelikult eesmärgiga hakata õpetama, aga õpetajate puudus oli juba siis. Ja lihtsalt läks nõnda, et ma sain ka õpetajatööga algust teha. Ja kuna ma ütlesin, et ma olin nagu puhas leht, siis ma sellest midagi suurt muud ei mäleta, kui ma püüdsin noorte inimestega tööd tehes kuulata südame häält ja jälgida kõhutunnet. Muidugi pean ütlema lisaks, et kogenematuse tõttu tegin ma kindlasti omal ajal õpilastele liiga, tahtmatult, mul on kahju sellest, võib-olla ma teen seda veel tänagi, aga minu olemus on selline, et tegelikult mul on kahju, kui ma olen kellelegi muret ja pisaraid ja peavalu ja pahameelt põhjustanud. Tegelikult ma seda ei taha, see ei peaks nii olema. Ma usun, et nad andestavad. Aitäh! Mis teid raamatute juures köidab ja milline on teile kõige tähtsam kirjandusteos? See on niisugune küsimus, et igal raamatul, eri raamatul on eri otstarve. Minu põhitöövahendid on sõnastikud ja teadmeteosed, kui sa nii küsid. Siis kunstitekstid omakorda on sellised, mis mõjutavadki inimest eri ajahetkel omal moel. Ja mul on igaks elujuhtumiks koduriiulil olemas raamatud, mis aitavad mind siis, kui ma olen kurb, aitavad siis, kui ma midagi teada tahan, aitavad siis, kui ma olen rõõmus, aitavad igal elujuhtumil. Ja raamat, mille vastu ma sügavat austust tunnen, on muidugi minu jaoks müstiline trükis piibel oma sügavustega, milleni ma ilmselt kunagi ei jõua, mille läbi töötamiseni. Aga mis räägib vähe lihtsamakoelistest raamatutest, siis meeldib mulle näiteks suur valmiraamat ja valmisžanr tervikuna, mis on väga tark, väga vaimukas ja igikestev. Nii et eri raamat, eri juhtumiks. Miks peaksid inimesed üldse raamatuid lugema? Meil on ju internet, kus kõik on olemas. Ma arvan, et on olemas raamatuinimesed ja on olemas internetiinimesed ja mõlemad jäävad. Saatejuht tõenäoliselt on internetiinimene. Ja mina seevastu raamatuinimene. Nii et ma arvan, et kumbki ei kao. Ei raamat ega internet. Internet on kiire, asjaliku, ratsionaalse inimese töövahend. Raamat on emotsionaalse inimese, kuidas öelda, niisugune rituaalne toiming. Raamatu lugemine on pildi sisse minek, on autoriga dialoogi laskumine, hea raamatu lugemine on kordumatu emotsioon, millest võib sõltuvusse sattuda. Kui sa oled ühe hea raamatu läbi lugenud, siis sa tahad seda veel ja veel ja veel. Nii et mõlemad jäävad. Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma ainult tean, et raamatu lugemine on selline, kuidas öelda, niisugune intiimne toiming. Valmistud selleks, kes kuidas. Kes valib aja, millal ta tunneb, et lugemine on talle nauding. Võtab sinna natukene kooki või kohvi või leiab majas mingi hubase paiga, kerib nurgadiivanile kerra, tõmbab villase hea sooja teki, paneb kaminasse tule. Nii et need on sellised
erinevad kogemused, mis raamatu lugemisel saadakse. aga ma arvan, et raamatu lugemine on nagu rituaal, on väga intiimne toiming. Nii et. Jah. Rääkides veel meie oma koolist ja õpilaste tegemistest, siis milline on teie lemmiküritus? No, võib-olla ma väljendun halvasti, kui ma ütlen, et olude sunnil või lihtsalt aastate tulemusena on selliseks ürituseks saanud mulle emadepäeva kirjandite konkurss ja emadepäeva tähistamine nende kirjatööde põhjal. Ja miks see mulle oluline on? Oluline on see mulle sellepärast, et ma näen, milline osadus tekib kirjatöö kirjutaja ja tema ema vahel emadepäeval, kui loetakse neid noppeid, katkeid töödest, kui oluline see on tegelikult sel päeval nii ühele kui teisele poolele. Aga minu jaoks on oluline see, et see üritus kummutab taas selle müüdi, et noorus on hukas ja vanemad ja lapsed omavahel ei suhtle ja noored ei väärtusta tänapäeval kodu, ema, vanaema ega teise rolli, siis tegelikult on igal aastal hea kogemus just selle ürituse näol veenduda, et tegelikult see nii ei ole. Kõik on endiselt kena ja emad, lapsed, vanaemad on niisuguses ühisosas suuresti ja mulle see meeldib. Sellepärast on see üritus minu lemmiküritus. Ei saa ka ümber meid kõiki puudutavast üsna valusast teemast. Mida te arvate HVG kolimisest ja sulgemisest? No ma ei ole uuenduste vastu ja maja vajab remonti. Ma saan sellest kõigest väga hästi aru. Ilmselt on see vajalik. Mis aga puudutab märksõna HVG-d ja selle nii-öelda kaardilt kadumist, siis see on mulle muidugi valusam teema. Sel lihtsal põhjusel, et oma 30-aastase tööstaaži juures olen ma olnud selle kooli alguse juures ja ilmselt siis ka lõpu juures. Nii et see on mulle lihtsalt emotsionaalselt raske, sest minu elu parimad aastad igas mõttes, nii töökoha, tööandjate, kollektiivi, kaastöötajate osas, parim paik parimate inimestega. Sellega võime me kõik nõustuda. Millega tegelete vabal ajal? Kuidas mööduvad teie kooli vaheajad? Vaba aega väga palju ei ole. Aga kui teda on, siis püüan ma selle pere keskel veeta, vanaema kohuseid täita, nii palju kui see võimalik on. Ja kui on tegemist suvega, siis suvel olen ma enamuse ajast oma aias. Kasvatan lilli, naudin looduse loomingut. Aitäh! Palun! See oli väga südamelähedane intervjuu ning head aega! Head aega! Nüüd vaatame vahepeal ka meie kööginurka, kõht on jube tühjaks läinud ning vaatame, kui kaugel on toidu tegemine. Tere jälle! Tere! Mis te siin vahepeal teinud olete? Me valmistasime salati valmis ja nüüd Pillerin hakkab seda tõstma kandikule serveerimiseks. See on väga isuäratav näeb välja. Kas me saame pärast ka siit väikse ampsu? Ja ikka. Väga tore. Ja siis mina valmistan šokolaadikreemi, mis hästi natuke võib untsu minna. Aga see on veel valmimisjärgus ja see peab pärast seisma. Et seda saab hiljem näha, mis selle lõpptulemus on. Väga tore. Nii, oleme siin saates järgmise külasega Daniel Rahuvarmuga. Ja siin on niisugune väike huvitav nurk, nii-öelda restoran ja varsti hakatakse tooma meile süüa. Me isegi ei tea, mida tuuakse. Eks me näeme. Nii, tere Daniel. Ja räägi, kaua sa oled tegelenud puutööga? Puutööga olen ma tegelenud juba umbes 4 aastat ja algne periood oli sellest niisugune rohkem metsas relvade tegemine ja poisikuste asjade tegemine ja siis viimane 2 aastat olen teinud ka suveniire ja muidugi neid tulistada. Aga kuidas sa jõudsid üldse nagu müümiseni? Kuidas see protsess käib üldse? Meil oli üks poistekamp kõigepealt metsas ja peale selle laiali minekut oli vaja mulle käside oskust ära kasutada. Ja nii ma siis leidsin, et võiks hakata tegema ilusid suveniire. Nende eest maksutakse raha. Siis on hästi. Aga praegult, kus ta viibid ja kus saab sinu tellimusi nii-öelda osta või anda tellimusid sisse?
põhiliselt tööd teen ma omas kodus ja tellimusi saab kas kodulehe kaudu edastada. See on pult.veebli.com ja siis saab tulla ka käsitööpoodidesse siin Haapsalus või siis minu oma käsitööpoodi, mis on avatud suvel ja see on seal. Kas see on seal vanalinnas seal? Jah, Purskava juures. Ma isegi mööda käinud sealt näinud. Ehte käsitöö kunstikoda. Vahepeal on midagi toodud meile. Nii, see näeb välja väga huvitav. Ajame kahvli sisse kohe. Kuidas teid maitseb? Kuule, päris huvitav. Selline oma päev. Väga hea, nagu küüslauku on vähe. Tere kasvamist, palun tähelepanu. Kas see teine retsept või kust sa ette üldse selle? Sellest salatiraamatust võtnud ja tegelikult seal ei ole üldse küüslauka. Seal on see koosneb sinepikastmest ja singisalatist. Kas te plaanite kunagi siis ka oma restorani avada? Ei ole mõeldud sellele, et keskenduks teistele reaaladele. Huvitav. Ei, ma annetan teid. Et head söögi jätku ja varsti serveerime magustoitu. Ja vaatame. Nii, räägi siis, kus sa õpid või kus sa oled praegu? Mina õpin samas teie koolis ja 12. klassis. Okei. Aga tulevikplaanid, kas ülikooli või midagi muuga seoses õppimine? Mul olid plaanid minna maaülikooli ja kui hoogu väheks jääb, siis kas Räpina aianduskooli või kuhugi mujale. Me Võsaneeriks saab põhimõtteliselt igal olete. Aga mida sa mõtled tulevikuplaanidest? Nagu, kas sa mõtled oma firma suurendada, et sinna töölisi palgata või ise kõik teed kõike? No, firma tegelikult on juba suht kindel, äriplaan töötab. Analüüs on tehtud, EAS-id saaks raha tulustada peale. Firmas saab kindlasti üks kõrvalala, aga põhitööd võiks ka olla midagi. Kui ma lihtsalt otse koolist lähen firmat tegema, siis firma läheb pankrotti, mul ei ole midagi teha. Ma mõtlesingi, et kas sa nagu läbikukkumist ei karda? Ei karda. See on kindel mees. Vähemalt saad oma ala peale vaata ja saad hakkama sellega. Nii, räägiks looduspõlvest, et kuidas see loodushuvi tuli üldse sulle? Loodushuvi tekkis ilmselt juba varases nooruses, kuna ma elasin maal ja mul ei olnud seal eriti palju sõpru ja mul jäi üle loodusega sõbraks saada. Okei. Ja sealt oligi see pisik, et hakkan tegema puutööd ja väikselt nikerdama oma ette. Puutööd selle all polnud. Siis ma ei tundnud absoluutselt ühtegi puuliiklust, ma ei teadnud, milline see püht on peale selle, et on mänd. Kollane. Kas koolis tuli ka mingit loodustunnist väga suurt huvi, et seda tahaks nagu rohkem süvitsi õppida? Ei, midagi eriti märkimisväärselt polnud. Nagu teisigi siis. Aga lihtsalt üks eripära oli see, et mul ei kõik bioloogia tunnis meelde loodusõpetus, mis oli. See oli selline lihtsam. Nii, meil on siin uus huvitav asi. Õigemini tumeda šokolaadivaht Maremosida. Väga uhke. Head ise. Aitäh teile. Nii, proovime esimese alusta ära, kas? Parem, kui ma arvasin. Vau, tõesti hea. Aga tore oli sinuga vestelda ja loodame, et sul läheb päris hästi. Edu sulle. Aitäh. Okei, ja küsiks siis teie käest, et mida te olete teinud VTV-s? Et mis asjapunkt te olete olnud? Ma olen kõik ametid läbi teinud. Et algul ma lasin Oliverile sinna ekraani peale teksti, mida ta saaks lugeda. siis ma liikusin edasi, ma võtsin siis tema vana töö üle. Ja siis hakkasin videosi kokku panema, et laivis neid näidata. Tähendab, laivis panigi. Ja siis lõpuks ma isegi panin ühe videoklipi kodus kokku terve saate. Karjäär on õnnestunud siin päris tugevasti. Täpselt. Nii, mida Markus tegi meil siin? Nagu Andres ütles, et ma olin seal arvutitega, et tegelesin sellega, et seda saadet edasi anda. See oli nagu põhiline asi, mida ma tegin, et see muud ei teinud. Nii, Neveli? Ma olin jooksutüdruk. Ma tegelesin käest asjadega, mõtlesin sulle küsimusi välja. Ja teistele ka sulle vist kõige rohkem, sest et sa suutnud ise midagi hakkama saada. Nii, Alari, mis sa tegid? Olin esimese saate kaameramees ja aitasin seda esimest stuudiot üles ehitada.
ja Oliveri me vist teame juba, et mida teinud on või äkki räägid meile lähemalt? Ma olen kaamera ees olnud, siis ma seletan, mis tuleb siit saata. Kõik. Jah.